Tere taas vaatama Piletilevi noort tegijat. Mina olen Melissa-Mariel Korjus ja meil on täna külas Georg Linnamäe. Tere, Georg. Tere. Räägi endast natuke lähemalt. Millega sa tegeled ja kui vana sa oled? Ma olen 22-aastane. Ma tegelen rallispordiga. See on siis põhimõtteliselt metsas suurtel kiirustel kihutamine. Okei. Aitäh sulle ülevaate eest. Aga kas sa käid koolis ka või mis sa veel teed? Jaa, ma käin koolis ka. Kus sa käid? Õpin Rotterdamis meediat ja kommunikatsiooni. Ja mitmes aasta sul seal juba läheb? Praegu on teine aasta ja loodetavasti saab järgmisega tehtud. Ja mis sa edasi mõtled teha, kas jääda veel kooli ka või ainult siis rallile keskenduma hakata? Arvestades, et hetkel on ralli ja kooli asju üpriski keeruline juba praegu tasakaalus hoida, et siis ma arvan, et ma keskenduks rallile peale baka lõpetamist. Kuidas sa üldse ralli juurde jõudsid? Ralli juurde ma jõudsin läbi oma isa, kes oli siis minu nooruspõlves ise hobikorraline sõitja. Ja kuidagi alati lihtsalt lapsena nendel üritustel kaasas käies pisik jäi külge ja see on haigus, millest lahti ei saa kahjuks. Millal sa ise esimest korda rooli taga istusid? Hea küsimus. Mis see umbes loeb, kas kart või... Üleüldse, millal sind lasti kas või isa süles? Kas või isa süles? Ma ei ole päris kindel selles, ma arvan, et äkki ma olin mingi 7-8 midagi sellist. Aga sa nimetasid karti, see tähendab siis, et sa sõitsid alguses karti ja siis liikusid ralli peale edasi? Jah. Kui vana sa olid, kui sa karti hakkasid sõitma? Karti ma hakkasin sõitma 14-aastaselt, ehk siis see oli 9 aastat lunimis, kuna 5-aastasest saadik käis pidev pinnimine, et sõita saaks, aga... Kas sellel on mingi vanuse piirang ka, et kui vanalt tohib üldse hakata võistlemas käima ja sõitma? Kardil minu teada ei ole, aga ma oma pead pakule ei pane selles osas, ma ei ole kindel. Aga miks sa siis juba varem ei saanud tegelema hakata? Paneme teil lasknud. Peab küsima uuesti üle, ma ei ole ikka veel päris selgelt aru saanud. Aga kas sa tunned halvasti ka või oled mõelnud, et oleks võinud juba palju varem alustada? Eks ma ikka mõtlen selle peale, aga ju vist see toimus mingi põhjus seal, ma usun, et taga oli ja ma arvan, et üpriski mõistetav põhjus vanemate poolt, et ma olen õnnelik, et ma nüüd vähemalt saan. Mitu aastat sa karti sõitsid? Vahelduva eduga umbes 2 aastat. Ja mis hetkel sul siis anti see võimalus, et liikuda edasi ralli peale või kuidas see tuli üldse, see võimalus? See põhimõtteliselt see jutt sai alguse, kui ma olin umbes 15-aastane, et tahaks liikuda või proovida vähemalt ralliautoga sõita. Kuid siis ma hakkasin Urmo Aava juures garaažis tööl käima lihtsalt, et natukene autodest rohkem aru saada. See oli üks mu isa nõue ja siis sealt edasi tekkis siis võimalus juba umbes pool aastat hiljem sõita Kehalas, tollel ajal Fiesta R2-ga. Millised on üldse su kõige suuremad saavutused olnud rallialaselt? Kõige suuremad saavutused, ma arvan, et Portugali WRC-etapi teine koht oli väga hea. Omas klassis siis Motile raidin. Saaremaa oli kindlasti eelmine aasta väga hästi läks, selle me suutsime võita. Jällegi omas klassis üldi saime teiseks. Soomes tuli eelmine aasta esimene rallivõit. Esimene ralli, mis ma 4-päevalise autoga tegin, sain kohe ära võita. Jaa, räägigi nüüd sellest, et tegelikult sa sõidad nüüd aasta aega vist uues klassis, et kui sa enne olid R2-s, kui ma ei eksi, siis nüüd oled R5-s ja sul on nüüd 4-veoline auto, et kuidas sellega on sõita, mis on teistmoodi? Põhiliselt lihtsalt maastik läheb kiiremini mööda, aga eks seal on ikka mingid nüansid, kuidas saab natukene teistmoodi sõita, et ma kindlasti ise eelistan 4-veolise auto 7-veolistele.
aga rääkideski nüüd sellest, et sa enne pidid töötama auto siis garaažis nii-öelda autosid tundma õppima, et kui palju sa tunned praegu neid autos ja milline on su suhe mehaanikuga, kes sul on? Kui aus olla, siis väga sükest õlinäppu minust ei saanudki, et ma ütleme niimoodi, et ikkagi auto korda tegemisel on üpriski kasutu. Aga õnneks mul on väga osav kaardilugeja, kes aitab alati hädast välja. Aga kas sul on enda auto või sa rendid seda autot? Enda auto on. Ja kui kallis üldse on tegelikult selle alaga tegelemine ja kust leida neid sponsoreid, kui keeruline see on? Ütleme niimoodi, et see lunimine lihtne ei ole. Reaalsus on see, et mul on kindlasti natuke paremad võimalused kui osadel teistel väga andekatel sõitjatel, aga ma olen kuulnud ja mul on palju räägitud ka kui keeruline tegelikult on selle raha leidmine. Muidugi jah. Ja kes su praegune kaardilugeja on? Volodymyr Korzja. Ühtlasi tuntud ka kui Smurf. Okei. Kuidas sa tema leidsid või kuidas tema nii jõudsid? Põhimõtteliselt temani jõudsime niimoodi, et mu praegune mentor Andrus Laur oli tollel ajal siis sellise tiimi nagu Eurolamp World Rally Team ja nad sõitsid Ukrainas mingit, ma ei mäleta, mis rallit ja nad ootasid seal service alas siis ja nägid kaugelt tuleb ilge mingi pannralli auto. Tossu tuli tagant nagu päris mingi halvas korras, oli kapott lahti ja siis seal kapoti all oligi Smurf, kes siis tõmbas gaasitrossi, et nad saaksid jumala ees sinna service parki ära jõuda. Saadame siis tervitusi Smurfile. Kindlasti, saatke kõik. Aga nii, ja kuidas see edasi läks, ma nüüd segasin sulle vahele, aga kuidas te lõpuks ikkagi kokku jõudsite? No põhimõtteliselt oligi, et Andrus nägi seda, ütles, et nii selle mehe me peame enda tiimi saama. Nemad siis tutvusid niimoodi omavahel. Mina tollel hetkel veel sõitsin oma esimese kaardilugeja Oliver Tampuga, kellega meil oli legend eestikeelne. Kuid kui Oliver tahtis karjääri ära lõpetada, siis me saime aru, et Eesti turul on kaardilugejaid üpriski vähe võtta, mis tõttu me tegime vahetuse inglise keelele, et siis nii-öelda oleks rohkem valikut ja Andrus põhimõtteliselt kohe pakkus Smurfi välja. Aga kas oli raske ka keelt niimoodi vahetada, et kui olid harjunud Eesti legendiga sõitma, et kuidas see muutus oli? See tuli tegelikult üpriski loomulikult mulle, sest eks mul noorena ma mängisin palju rallimänge ja sealt sai hästi palju üle kanda, et tegelikult ma ütleks, et see vahetus oli minu jaoks isegi päris mugav ja ma isegi eelistan seda. Kui oluline on üldse oma kaardilugejaga hästi läbi saada või kui oluline see suhe omavahel on? Ülioluline on lihtsam vastus, et autos peab valitsema peaaegu siuke sen olukord, et kaardilugeja on justkui ka nagu sõitjapsühholoog, et eks ikka katsel võib asju juhtuda, mis ajavad endast välja või katse ei lähe nii, nagu sa lootsid ja kaardilugeja peab olema piisavalt arusaadav, et mõista, kui kaardilugeja sõitja tahab rahustamist, aga samal ajal ka suutma teda üles kütta, kui vaja. Ja kuidas teie see suhtlus omavahel on? Sõbrapärane. Kas te suhtlete igapäevaselt ka nagu sõpradena või ainult siis, kui te käite rallidel? Mitte päris igapäevaselt, ma arvan, et me veedame päriselus juba nii palju aega koos, et kogu aeg istuda telefoni otsas ja temaga veel kõik muud päevad ka rääkida oleks ikka veider. Jaa, muidugi. Aga nüüd koroonaga seoses on nii palju tulnud selliseid uusi rallisid, mida ei ole varem olnud. Kas sa oled ka mõnel sõitnud ja kas see on pigem äge, et on uued rallid või pigem on keeruline, kui üldse ei tunne rada ja on uus koht? Eks see on ikka väljakutse, aga arvestades, et ma olen tegelikult võrreldes oma konkurentiga oluliselt vähem kogenud sõitjad, siis mul on igal juhul keeruline vähemalt see aasta veel nende vastu saada. Mis puudutab neid
rallisid, mis see aasta on juurde, ma sõitsin Arctic rallit Soomes, mis oli see aasta esimest ja väidetavalt viimast korda WRC etapp. Mõnes mõttes oli jällegi nagu hea, et kõigil olid tingimused enam-vähem võrdsed, et keegi ei olnud neid teid varem näinud. Kuidas teil üldse see ettevalmistusprotsess välja näeb, et kui te kuskile rallile sõidate, mis te siis varem, kuidas sa selleks ette valmistad? No üldiselt ralli nädal mulle hakkab eelmine nädal juba. Ehk siis me lendame kohale, tavaliselt teeme 1-2 päeva testi. Sellele siis järgneb kirjutamine ja siis tuleb ralli ehk sinna rallile jõudmine üldsegi on suur ettevõtmine. Ja kes on su kõige suurem eeskuju? Kõige suurem eeskuju? Ütleks, et ma arvan, et kindlasti on üks mu isa, kindlasti mu mentor ja kindlasti ka käputäis rallisõiteid. Kas sul on olnud mõnikord ka selliseid eluohtlikke olukordi või millised on üldse kõige hirmsamad avariid ja asjad olnud, mis sul on juhtunud? Ütleme niimoodi, et seda on raske hinnata, kas mul on elu päriselt ohus olnud. Õnneks on minu ja mu kõrvalsõitjatega praegu kõik hästi, aga üks kõige hullemaid õnnetusi, mis ma olen üle elanud, oli ühes testis, kus siis me suure hoo pealt sõitsime, rullusime üle katuse ja lendasime vastu posti ja mu tolleaegne kaardilugeja oli siis teadvuseta ja siis 30 sekundit umbes seal teda äratada, see oli päris hirmus. Ja ta pidi haiglasse ka minema, mis tast sai? Jah, me läksime mõlemad haiglasse, et ma kukkusin pärast üpriski kiiresti peale seda, kui ma tema üles äratasin kokku ja mulle tehti MRT uuringuid, õnneks väga midagi viga vist ei olnud, kael oli lihtsalt põrutada saanud, aga kaardilugejal oli see lühiajaline mälukaotus, kus ta siis umbes iga 10 sekundi tagant küsis, mis juhtus. Nüüd tagasi mõeldes see oli üpriski naljakas. Aga tol hetkel see oli tõesti hirmus. Aga kas sellised olukorrad panevad mõtlema ka, et äkki lõpetada see karjäär? Või oled sa mõelnud kunagi selle peale, et üldse pooleli jätta? Ei, siiamaani veel ei ole. Ma arvan, et see on risk, mida kõik sõitjad võtavad väga teadlikult ja ma olen selle riskiga, ma olen nõus seda aktsepteerima. Kus sa ennast tulevikus tahaksid näha? Tulevikus ma tahaksin näha ennast mitmekordse WRC maailmameistrina, suur palganumber, kõik head asjad. Väga hea, meie loodame sind ka seal näha. Aga lõpetuseks ma küsin, et mida sa soovitaksid nendele noortele, kes tahaksid hakata ralliga tegelema? Et kuidas sellega alustada ja kui endal ei olegi neid ressursse, et kust neid üldse leida? Põhiliselt, mida ma soovitan, kui just räägime rallisõitmisest, siis alati rahvarallid on hea koht, kus alustada, et seal sõidetakse tänavaautodega, aga seal on võimalik üpriski mõistlikute summadest vähemalt alustada endale proovide nime hakata tegema, et ma arvan, et üks väga hea näide on Robert Virves, kes praegu juba teeb tegelikult väga suuri tegusid. Väga hea. Ja nüüd lõpetuseks ma küsin sult 3 sellist välkküsimust, millele proovi hästi kiiresti vastata, ära liiga palju mõtle. Ja esimene küsimus kõlab nii. Kui sa saaksid ükskõik kus elada, siis kus sa elaksid? Eestis. Väga hea. Mis on su kõige suurem hirm? Kõige suurem hirm? Maod. Okei. Ja milline oli su lemmik telesaade, kui sa üles kasvasid? Nuupagadi. Väga hea. Aga aitäh sulle, Georg, tulemast ja me loodame sind tulevikus näha suurtel rallidel ja hoiame sulle kindlasti ka pöialt uuteks võistlusteks, mis tulevad millal? Nüüd järgmine võistlus tuleb mul siis järgmisel nädalal. Me sõidame Portugalis ühe väiksema etapi, et siis maailmameistrivõistluste etapiks ette valmistada.
väga äge, siis hoiame sulle pöialt. Aga tõesti aitäh tulemast ja meie teiega kohtume juba järgmisel kolmapäeval, kui teie ees on uus Noortegija.